Mul on suur rõõm tervitada Aigi Vahingut. Tere tulemast ja aitäh, et leidsid aega tulla ka fookuspunkti oma lugu rääkima, sest ma tean, et sa oled seda lugu juba päris mitmeid kordi jaganud. Ütle meile tere, tutvusta end põgusalt ja kust sa tuled, kes sa oled ja millega sa täna tegeled ja siis läheme sinu loo juurde edasi. Tere, aitäh toreda sissejuhatuse eest, Kerli, ja mul on ka siin hästi hea meel olla, et ma tõesti olen seda söömishäirete teemat ja emotsionaalse söömise teemat just varasematel aastatel niivõrd palju kordi puudutanud, niivõrd palju erinevates kohtades jaganud, siis nii seda, mida see sõltuvus endast kujutab, kui ka seda, mida ma proovisin, et sellest lahti saada ja siis lõpuks ka seda, mis mind aitas. Aga kuna mul nüüd endal enam pole olnud seda teemat elus nüüd juba üle 10 aasta, siis ta on jah, natuke jäänud sellisesse faasi mu elus, millest ma enam väga palju ei räägi, uued teemad on peale tulnud ja räägingi tavaliselt alati siis sellest, millega ma hetkel parasjagu tegelen. aga kuna ma tean, et see on selline ränk sõltuvus tõesti, nagu Kerli ka ütles, siis kui mind kutsutakse, siis ma alati olen valmis sellest uuesti rääkima. Sest et ma mäletan, et kui mul endal olid söömishäired, siis sellest ühiskonnas tol ajal üldse ei räägitud. Ja kui ma kunagi siis Soome televisioonist kuulsin, et selline asi eksisteerib, ma olin väga üllatunud, et kellelgi on veel söömishäire ja et sellel isegi on nimi ja et noh, et see üldse eksisteerib ühiskonnas, et see on siis üks põhjus, miks ma alati sellest hea meelega räägin. Ja täna ma olen siis, elan Tallinna lähedal ja olen siis viimased 8 aastat olengi õpetanud edasi meetodit nimega Practical Consciousness. Sellel on küll ingliskeelne nimi, meetod pärineb Eestist, eesti keeles võiks selle kohta öelda siis teadlikkuse praktiline kasutamine. Ja valisin siis sellise elukutse nagu peamise elukutsele endale just sel põhjusel, et kuna mina sellest tõesti niivõrd palju abi sain ja teades, kui noh, paljud inimesed on kimpus nende samade teemadega või mingite muude sedalaadi kui isegi mitte sõltuvustega, siis mingite mustritega või harjumustega, et siis mulle tundus, et läbi selle ma suudan noh, võib-olla kõige rohkem panustada ühiskonnas niimoodi, et see on nagu päriselt kasulik. Oma haridus mul on hoopis teisest valdkonnast. Ma olen siis õppinud ärijuhtimist, töötanud hästi palju turunduses, kommunikatsioonis, avalikes suhetes kunagi, telesaateid juhtinud, raadiosaateid, õhtuid juhtinud ehk ja ka näitlemist õppinud, ehk valdkond on siis täitsa teine olnud. Aga olles siis ise praktiseerinud seda konkreetset meetodit nüüd üle 14 aasta, aga muid asju veel enne seda ka nüüd üle 20 aasta, et siis kuidagi see kujunes ka minu sihukeseks uueks siis elukutseks või valdkonnaks ja see on siis põhiline, millega ma täna tegelen. Et täna siis oledki, kas sa teed nagu selliseid grupikoolitusi või sa teed ka üks-ühele seansse, et nagu terapeudid teevad, et ka sellist üks-ühele tööd teed inimestega? Ma olen teinud niimoodi, et kuna selle meetodi äraõppimine võtab ikkagi aega vähemalt 2,5 päeva. Aga ma teen alati ka lisasessioone, et ma tahan kindlasti, et kõik, kes huvi tunnevad, et nad saaksid selle päriselt selgeks, et ma ei tee nii, et kursuselt läbi ja siis pole minu asi. Et ma teen lisasessioone ja mul on ka nagu see järeltugi, et siis kuna see ei ole niisugune noh, nagu mis sa õpid niimoodi, et ahaa, okei, ma kuulsin ja nüüd ma rakendan, vaid seal on mitmed tehnikad ja mis siis tuleb praktika käigus omandada
et seetõttu ma olen keskendunud rohkem nagu kursuste tegemisele. aga kui keegi on soovi avaldanud tulla niimoodi üks-ühele, siis ma tavaliselt olengi teinud niimoodi, et me saame kokku, noh, tänapäeval rohkem online'is. ma jagan enda kogemust, kuulan teise kogemuse ära ja lõpuks ikkagi soovitan nagu seda täispikka koolitust, et ma teen neid eelkohtumisi siis noh, rohkem nagu ebaametlikke vestlusi, et mitte nagu teenuse osutamist selles mõttes. et, et ka saada aru, kus noh, inimene oma sellel teel on, sest ma pean tunnistama, et ma olin ju oma probleemist teadlik pikki-pikki aastaid, aga ma ei olnud üldse huvitatud lahendusest. et seetõttu see täna tõenäoliselt tuleb sellest juttu ka, et pärast võib-olla pikemalt, et sellised sõltuvused, nad ei teki tühjast õhust, et seal on mingid põhjused, miks nad välja kujunevad ja nad kujunevad tegelikult ju mingiks abistavaks asjaks. ja kes siis sellisest abistavast asjast tegelikult päriselt tahab lahti saada? et me teoreetiliselt mõistame, et see pole tervislik ja ei tohi ja vale, aga praktiliselt me ikkagi jätkame sellega. no minul oli küll nii, et ma jätkasin, sest ma teadsin, et jah, sellest peab lahti saama, aga kui läks asjaks, siis ma ikkagi hoidsin 10 küünega kinni sellest sõltuvusest. sest ta andis mulle midagi, ta nagu andis mulle midagi ja seetõttu ma ei ole sinisilmne selles osas, ma tean, et inimesed, kes hakkavad lahendust otsima, ei pruugigi üldse kohe olla valmis selle lahenduse vastuvõtmiseks, sest see tõesti tähendab seda, et see sõltuvus kaob ära. ja mina isegi kui ma nüüd selle meetodi, mida ma siis nüüd ise olen kasutanud, ära õppisin, mul läks võib-olla isegi kuskil 3 aastat, enne kui ma võtsin selle päriselt rakendusse ja tegin selle sõltuvused sistaks. et 3 aastat ma veel marineerisin, justkui tahtsin lahti saada, tegelikult ei tahtnud lahti saada ja hoidsin ikkagi kinni sellest. ja lõpuks, kui ma siis teatud ajendite tõttu lõpuks jõudsin nii kaugele, et mul tekkis nagu päris motivatsioon sellest lahti saada, siis see läks aastaga. aga aastaga läkski nii, et seda enam ei eksisteeri, et ma ei pea ennast ohjeldama, ma ei pea ennast tagasi hoidma, ma ei saa libastuda, komistada, sest seda mehhanismi sees ei ole. aga elimineerimine võttis aega aasta, aga see marineerimine, lahendus oli olemas, ma teadsin, et see töötab, mul oli häid kogemusi, aga see marineerimine võttis tegelikult aega veel 3 aastat, enne kui ma küpsesin siis valmis ja ma tean, et inimesed on erinevas kohas oma teel. et seetõttu ma teengi siuksed üks-ühele täitsa nagu noh, umbes nagu sõbraliku vestluse vormis, kus mina jagan kogemust, tema jagab kogemust ja ma teen siis selle soovituse, mis minu kogemuse põhjal on kõige tõhusam olnud. ja siis, kas ta võtab sellest kinni, ei võta sellest kinni, et see on siis täpselt. aga see info on nii-öelda olemas, eks, edasi antud, sest pärastpoole tuleb meil omavahel juttu siin, et mina ka, et kui ma asusin lahendust otsima, siis mul oli meeles, mida keegi oli mulle kunagi soovitanud, mida ma küll täielikult ignoreerisin ja tühistasin, ehk ei soovinud midagi kuulda sellest, aga kui minu küpsusaste ühel hetkel oli valmis, siis mul tuli meelde see soovitus ja ma tegelikult võtsin selle kasutusele. see ei käinud küll veel practical consciousness kohta, see oli üks teine meetod siis, mida ma proovisin veel enne. et need soovitused jäävad meelde ja paraku see teekond võib tõesti nii käänuline olla, et millal ma selle soovituse sain, ma võtsin selle rakendusse võib-olla 2 aastat pärast seda, kui ma olin seda kuulnud, nii et selles mõttes info. ongi see, et me ju teame tegelikult tihti, et mida on vaja teha, aga inimene on ju nii harjumuslikult käituv olend, et ta on harjunud ja see on kuidagi turvaline ja tuttav ja palju keerulisem on ju mingit uut tehnikat õppima hakata, et see ka põhjus, miks see võib-olla kogu aeg edasi lükatakse, see abi vastuvõtmine.
tead, see keerulisus ka tõesti, aga seal on ka mingi hirm muutuse ees. et no mis? vähemalt minul oli, sest isegi kui see praegune olukord on väga halb, ta on vähemalt tuttav, sa tead, mida oodata sellelt. aga kui nüüd sellest loobuda või teha mingeid samme, et see ära kaoks, siis pole teada, mis seal teisel pool on ja vot see tundmatu on hirmutav. et mina ka enne ei hakanud üldse muutma midagi, kui elu täielikult sundis selleks. Mhm. et aga kui niimoodi. Mhm. et päris sinna algusesse minna, et ma ei tea, kas minul on mingi selline vale arusaam võib-olla ka, et tihtipeale, et just naisterahvastel tekivad mingid söömishäired teismelise eas, et kas see on nagu tõsi või see ei pruugi üldse nii olla, et kuidas, millal sinul tekkisid probleemid söömisega ja kuidas need siis nagu väljendusid, mis sa siis tegid nagu? Mhm. Eks ta jah, nii on, et teismeeas, aga väga paljuski ja võib-olla isegi üha rohkem veel varem. mina olen väga palju kuulnud juba 8-aastased, 7-aastased, minul endal tekkis 8-aastaselt. ehk see algab noh, minu kogemuse põhjal varem ja võib-olla välja kujuneb teismeeas, aga algab, võib isegi alata varem, sest see on natuke nagu vaimse tervise probleemid, et nad ei tule niimoodi üleöö. Nad arenevad. Nad, kõik see läbipõlemine ja depressioon ja need ju ei tule niimoodi, et eile ei olnud ja täna on. Nad hakkavad kuskilt pihta, vaikselt kerib niimoodi, areneb, areneb. et minul ka, mul ei olnud mingit probleemi söömisega kuni 8. eluaastani, mitte midagi, ma olin niisugune kõhna laps, lugesin hästi palju raamatuid, sadades raamatuid, jooksin õues ringi. söömine oli viimane asi, mis mind huvitas. ja siis elu muutus, et jäin kopsuhaigustesse, olin palju haiglates, pikki nädalaid, kuid lõpuks suisa internaatkoolis, kopsuhaigete laste internaatkoolis ja sealt sattusin veel omakorda haiglasse. nii et selline, kui sa ikkagi 8-aastaselt kodust ära saadetakse kuskile mujale üksi elama, mis siis, et see oli internaatkool, kus olid teised lapsed ka, kellel on vanemad, aga see kogemus oli nagu oleks lastekodus sõna otseses mõttes. vanemad olid ju kuskil kaugel Eesti teises otsas ja siis see on niivõrd suur elumuutus, et tahes-tahtmata tekib hetk ja ma just nüüd ka enne meie tänast kohtumist korraks mõtlesin läbi neid stsenaariume, mida ma tean, olen kuulnud, näinud ja mis mul endal on olnud. et me inimestena, ütleme, elu viskab ühe suure väljakutse, siis me üldiselt tuleme toime, no mina küll tulen, ma arvan, et enamus tuleb toime. aga kui on 2 väljakutset korraga või 3 suurt väljakutset korraga, no siis me ikkagi vaikselt hakkame natuke nagu niimoodi, noh, saame pihta, ütleme siis niimoodi. ja see oli minu jaoks meeletu muutus, lisaks siis, et ma sealt internaatist koolist veel sattusin haiglasse, mis oli suletud, kuhu ka vanemaid ei lastud, see oli niisugune tuberkuloosihaigla, tegelikult vist kopsuhaiglates ei olnud kohti. et see oli ja siis veel toas oli, palatis oli ka üks tütarlaps, kes oli psühholoogiliselt vägivaldne, temaga oli midagi juhtunud. et see võimuvõitlus sealt, ühesõnaga see oli täiesti jube olukord ja ma leidsin söögi. Ma leidsin need küpsised ja ma leidsin lihtsalt selle toidu nagu leevendava mõju. ja ma isegi mäletan seda hetke, kus ma hakkasin magus, mis mind üldse ei huvitanud ja tekitas isegi sellist noh, et nagu ei taha süüa üldse magusat. siis järsku oli hästi-hästi nagu hea, mõjus väga hästi. ja ma sõingi siis neid, mis seal siis haiglasööklas olid, neid küpsiseid ja jõin keefiiri ja nii edasi ja 8-aastaselt siis, kui ma koju sain sealt, siis ma mäletan, et oligi, vanemad rõõmustasid, et ma olin juurde võtnud. sest enne ma olin hästi kõhna ja isegi olid kommentaarid, et laps ei saa kodus süüa ja nii edasi ja minu jaoks oli nagu normaalne.
ja siis see nende rõõm sellest, et mul oli kaal natuke tõusnud ja see ebamugavus, mis tekib, kui riided jäävad natuke väiksemaks, kui nad enne olid. Need kokku tekitasid niisuguse vastikuse minus. Ja igal juhul see ei olnud minu jaoks positiivne kogemus. Ja siis, aga see magusa peale nõjatumine jäigi. Et kui ma muidu lugesin sadu raamatuid, noh, lasteraamatud on õhukesed, sadu raamatuid, siis ma panin tähele, et ma ei suuda enam lugeda, sest ma tahan lugemise ajal kommi süüa ja kui ma söön kommi, siis ma tegelikult ei loe, vaid söön kommi. ehk ma loen ühte sama paragrahvi kogu aeg. ja kui kommikott sai tühjaks, siis ma enam ei tahtnud ka lugeda. ja see oli niisugune kurb hetk minu jaoks, sest see oli mu põhiline hobi ja see katkes lihtsalt, sest ma olin valinud toidu või magusa, et tekkis teine hobi, ütleme siis nii. Ja siis ta hakkas vaikselt arenema, et ma märkasin, et varem üldse ei tahtnud komme, aga nüüd, kui vanemad läksid poodi, juba ütlesin ka oma lemmikmarki, oskasin öelda, mida ma tahtsin ja siis hakkas vaikselt see varateismeiga tulema lähemale, see oli niisugune aeg, kus ka veel vanemad lahutasid, me kolisime uude kohta, see oli täitsa teistsugune koht, seal oli õppestandard oli teistsugune kui see, millega ma olin harjunud. mulle meeldis hästi koolis käia. ehk niisugune nagu pettumus otsa. ja siis kuidagi oli see nagu eneseväärtus läinud siis võrdlusesse, et pidi olema ilus ja pidi olema tark. Et need olid nagu väärtused. Noh, kust need tulid, kust iganes ümbritsevast keskkonnast. ja et nendele siis tuleb vastata, nendele standarditele tuleb vastata. ja see oli just ka see aeg, kus tekkisid need esimesed missid ja esimesed missivalimised Eestis ja ma ei tea, sotsialism, kommunism kadus ja kapitalism hakkas vaikselt tulema. ehk kõik see muutuste aeg. siis ka koolis mingid muutused, mingid ajalugu muutus ju üleöö, eks. et enne meile räägiti ühte ajalugu, siis hakkas raadiost tulema teistsugust ajalugu, koolis oli ajalooõpetaja enam ei teadnud, mille eest hindeid panna, kas see, mida õpilane raadiost kuulas või mida ta nõukaaegsetest õpikutest luges, ehk kõik nagu tohutult muutus ja ükski muutus ju tavaliselt ei võrdu kindlustunde kasvamisega. nii et need väärtused nagu olla tark ja ilus, kust iganes need ma üles korjasin kunagi, siis tähendasidki seda, et ma õppisin palju, lugesin palju, harisin ennast ja Jumala eest hoolitsesin selle eest, et ei tekiks mingisugust kaalutõusu. nii et igasugune sportimine, dieedid, ma ütlen, 12, 13, 14-aastaselt polnud mul üldse mingeid kalduvusi ülekaaluks, aga oli see hirm, sest ma nägin, et osad klassiõed hakkasid tüsedamaks muutuma ja äkki see tabab mind ka ja meil kuidagi siis suguvõsas ei olnud see selline nagu positiivne asi. ja siis järgnesid siis igasugused ületreenimised, esimesed dieedid ja ikkagi 16-aastaselt siis ma mäletan, et hakkas kaalu ka tulema mulle ka ja, ja, ja söömisharjumused olid selleks ajaks välja kujunenud siis sellised, et igasugune negatiivsus elus, mis juhtus, igasugune ebakindlus, ärevus, teadmatus, tundmatus, kurbus, pettumus, lüüasaamine, läbikukkumine, kõik need siis said ravitud toiduga. nii et söögist sai selline universaalne medikament igaks elujuhtumiks ja sealt ta siis ainult arenes. sealt see lihtsalt siis ainult süvenes ja arenes edasi nagu negatiivses suunas. et see hakkas süvenema siis, kui sa olid ära kodust, et kaua sa üldse kokku ära olid, et kui sa tagasi tulid, kas siis koju nagu jõudsid vanemate juurde, kas nemad ei märganud siis veel alguses seda
või millal sa üldse ise hakkasid märkama, et mingi probleem söömisega on või märkas enne sind keegi lähedane seda, mis sinuga toimub? Ei, tol ajal ju teadlikkus selles osas oli, noh, polnudki olemas. Pigem oli ju see aeg, kus polnud üldse süüa saadagi ja meil oli hästi, sest isa oli jahimees ja käis kalal ja vanemad tegid hoidiseid sisse, et poodides olid ju lagedad riiulid. Aga meil toidupuudust ei olnud. Nii et ja kuna siis ma olin niisugune kõhna laps, siis vanematel oli pigem hea meel, et ma sõin rohkem. Kommide üle ma ei mäleta, et keegi oleks kummastanud, pigem vist oli ka see, et pigem positiivne, et nüüd ta lõpuks ometi midagi sööb ja lasteaias ju suisa kiideti, kui sa ikkagi oma taldriku tühjaks sõid ja noh, ma mäletan, et mul ei olnud üldse söögiisu, mul olid täitsa teised huvid. See ei olnud, mulle ka tõenäoliselt ei meeldinud see, et kui noh, nüüd me teame, eks ju, et söömisel on ka 3 faasi, et üks on see, et sa kustutad nälja ära. Teine on see, et sa sööd kõhu täis ja kolmas on see, et sa sööd üle. Et saledad inimesed üldiselt kustutavad nälja ära, neil ei ole tekkinud sellist harjumust süüa kõhtu täitsa täis. Ehk siis kas kõht on, üks on nagu see, et pole nälga, teine on see, et kõht pole tühi. Ja need on nagu erinevad asjad. Ja pärast seda, kui ma oma söömise jälle korda sain, ma tõeliselt ei osanud seda üldse unistadagi, ma mõtlesin, et ma jään elu lõpuni niisuguseks piirajaks, kes peab oma söömist piirama. Et see on maksimum, mis ma suudan saavutada. aga ma olin väga õnnelik, kui mul taastus siis see lapsepõlve teema, et kui ma söön, siis ma pigem tõesti kustutan nälja ära, ma ei söö enamalt jaolt nii palju, et mul hakkaks raske, sest see on ebameeldiv, ma ei jõua midagi teha, ma pean puhkama. et ja ma olen ka vaadanud, et toiduenergia kehas käitub teistmoodi, et kui sa sööd, ühesõnaga ma söön nii kaua, kuni toit annab energiat. Ehk mul tuleb energiat juurde, ma söön siis, kui kõht on tühi. kui ma tunnen, et söömine nüüd taastab jõuvarusid, siis ma nagu nii kaua söön ja kui ma tunnen, et siit hakkavad jõuvarud kahanema, sest siit läheb üle piiri ehk keha peab nüüd hakkama seda üleliigset toitu seedima, siis ma enamalt jaolt sealt üle piiri ei lähe, sellepärast et ma ei taha, et mul jõud kaoks ära. ma pigem tahan, et mul oleks jõudu teha asju, mitte et ma olen pärast söömist uimane, et see on natuke nagu auto tankimine, et kas sa paned paagi täis või sa lased paagi üle. aga et see noh, ütlus, et täiskõhutunne saabub alles poole tunni jooksul, et siis võib-olla ei tajugi inimesed seda ära, seda see on piiri. jah, niisugune ütlus, mina ei ole seda muide praktiliselt avastanud enda peal. ma olen avastanud kehasignaalid söömise ajal. üks signaal tuleb niisuguse varajane, niisugune nagu märguanne kehast, et kõht hakkab täis saama. siis järgmine signaal on selline, et nüüd on kõht täis, et nüüd peaks nagu ära lõpetama. ja kui sealt edasi süüa, siis tuleb juba väga ebameeldiv tunne kehasse, et siuksed nagu kehasignaalid ma olen avastanud, aga see 20 minuti reegel, võib-olla see on seotud siis mingite muude protsessidega, aga ma ei ole seda kasutanud. nii et peres siis keegi tõesti midagi ei märganud, sellepärast et pigem oli see positiivne, et ma nüüd sõin ja ei olnud niisugune närbsööja ja liiga kõhna ja nii edasi. aga ma pean ka ütlema, et see kõik ei arenenud välja noh, niimoodi järsult, nagu vaata, osad inimesed lähevad üleöö halliks. et tavaliselt me lähme halliks niimoodi, et tekivad esimesed hallid karvad ja siis noh, see kestab pikka aega, et minul ka see pika aja jooksul arenes välja. ehk ei olnud niisugust drastilist, et oih, et issand, mis nüüd juhtus. ja kui juba tekkisid söömishäired, siis ma enam ei elanud kodus. Need tekkisid mul hilisemas vanuses. see, ütleme, dieedid, ületreenimine, see
ei olnud veel noh, päris selline, mida ma nimetaks söömishäireks, aga selline täiesti kompulsiivne ülesöömine ja siis ka buliimia kui söömishäire, et need arenesid mul välja juba siis, kui ma olin kodust ära läinud. Mhm. oma mis, siis lapsepõlve kodust. see oli juba seal 20+ on ju, vanuses, Natuke varem ja. et ja millal ma ise esimene. teadvustasin kuidas? Et kõigepealt oligi see, et hakkasid rohkem sööma, siis 16 hakkas, 16-aastasena kuskil hakkasid juba piirama, eks ju. Mhm. Ja tuli see buliimia nagu kujunes välja, sain ma Ja ise. see tuli siis hiljem. Aga mis ma ise teadvustasin, minu jaoks oli probleem mitte söömine, vaid probleem oli see, et ma enam ei tahtnud raamatuid lugeda. Et see oli kurb hetk mu jaoks, ma nägin, et see vahetus, üks vahetus teise vastu ja see oli natuke niisugune nagu leinatunne. ja see oli üks, mis minu jaoks oli probleem ja teine oligi tegelikult probleem ju ei olnud söömine, probleem oli kaalu kõikumine, oli probleem. Et mina kogesin, et probleem on see, et kaalu tuleb juurde ehk tuleb kuidagi siis midagi teha, et see kaal kahaneks, et see oli see probleem. söömises ma ei osanud probleemi näha, sellepärast et nagu meil siin ka enne seda tänast kohtumist juttu oli, et inimene ei hakka lihtsalt toidu pärast niimoodi sööma, tal on mingid psühholoogilised põhjused, miks ta niimoodi sööma hakkab ja need psühholoogilised põhjused ei kao ära ehk sedalaadi söömine või joomine või mingi muu asi peab jätkuma, et mitte kogeda neid psühholoogilisi probleeme. ehk inimesed tavaliselt seda teemat lahendama ei hakka, nad hakkavad lahendama kas siis seda kaalu teemat või mingit teiste sõltuvuste puhul on ilmselt muud, siis ma ei tea, maks läheb läbi või nad hakkavad nagu neid tagajärgi lahendama. aga seda tegevust, vot seda ei taheta hästi lahendada, sest see annab midagi. ta ju millegipärast tekkis ja ta endiselt annab midagi, et see on see Ja siis põhjus. on selline kompulsiivne nagu küünte närimine, et ma ei tea, kas see nüüd hea näide on, aga noh, selline kontrollimatu, eks ju. ta on hea näide küll tegelikult ja küünte närimine ka. Äh, Annab ta leevendab mingi stressi. selline, mingi sisemine rahutus, sisemine ärevus, mingi ebakindlus, noh, samad põhjused. jah. Mhm. aga sellel ajal, kui see, ütleme, see buliimia välja kujunes seal 20+ vanuses, siis sa ju ka ilmselt sellel ajal ei teadnud, et see on buliimia, vabandust. Et mis sa ise mõtlesid siis või tundsid või sa märkasid, et sul on see, et huvi on asendunud ja et see ei ole päris võib-olla tavaline käitumine, on ju. ja ütleme, see dieedid ja sport ja igasugune trenn ja tantsimine ja dieedid ja jalutamine ja söömine ja juurdevõtmine, kõik see triangel kestis siis peaaegu terve teismeea. no ütleme, ta ei alanud mul kohe, ma ütlen võib-olla siis 16 kuni 20, no ütleme 16 kuni 19, 16 kuni 20. ja, ja siis inimene ju väsib. et see on niisugune asi, et sa alustad nagu iga kord uuesti, lootuses, et nüüd läheb kõik hästi. et sa lähed dieedile ja kõik läheb korda ja sa saad ja kui sa oled aastaid ja aastaid, pikki aastaid korduvalt läbi kukkunud selles, no võib-olla sadu, võib-olla tuhandeid kordi läbi kukkunud selles, siis ühel hetkel saab see mott otsa. sa saad aru ju, iga inimene saab lõpuks aru, et kui ta sedasama asja kordab, siis see tõenäoliselt läheb täpselt samamoodi, nagu see on kõik sajad ja tuhanded korrad juba läinud. et väga suur tõenäosus on, et seekord ei tule seda valget laeva no. ja tekib teatud laadne psühholoogiline väsimus sellest, minul küll tekkis. ja siis tekib selline rohkem nagu tahaks nagu käega lüüa ja minna lasta ja las siis olla ja
minul siis bulimia tuligi sellest, et ma sain aru, et ma ei suuda mitte süüa. Ma ei suuda mitte süüa ja vähe sellest, ma ei suuda ka mitte mingisugust mõistlikkust säilitada söömise ajal, eriti teatud perioodidel, mis on siis natuke pingelisemad või minu jaoks nagu suuremat ebakindlust tekitavad. ja, ja minu jaoks ei olnud variant ka äh, kaalus juurde võtmine, sest noh, minu väärtused olid siis sellised, et tuleb olla tark ja ilus ja tubli. nii et see ei olnud variant minu jaoks. võib ju ka teha nii, et ah, on siis niimoodi, võtad juurde ja oledki selline, nagu sa oled, aga kahjuks ma tegin selle hilisemas etapis läbi 30-ndates ja seal ei tule seina ette, seal ei tule seda piiri. et see oli päris jube, võib-olla pärastpoole räägime sellest. ma kogesin, et seal ei olegi mingit mõistlikku piiri, et see söömine ei lõppegi ära, et seda kaalu tuleb 10 ja 20 ja 30 ja 40, noh, mina suutsin 20 kilo juurde võtta lühikese ajaga, aga et seal ei olnud mingit piiri, et mingi mõistlikkus tuleb, ehk see ise juba näitab, et see on mingisugune selline reaktsioon millelegi, millel pole mitte mingisugust seost looduslike protsessidega inimese kehas. et ta on juba ebanaturaalne, selline söögiisu ei ole loomulik. ja, kas kokku ja võtta see buliimia, et kas see buliimia siis tähendabki seda, et inimene sööb üle ja siis pärast väljutab selle söögi ise nagu? ja minul oli siis niimoodi, et tänapäeval räägitakse erinevatest buliimiatest, et ühed väljutavad siis nii-öelda spordiga, et nad lähevadki siis jõusaali, teevad trenni seal 7-8 tundi järjest või noh, püüavad ära kulutada kõik need kalorid, mis nad sisse sõid. siis on, osad kasutavad kõhulahtisteid, aga minul oli siis tõesti väljutamine, mis on siis näeb siis välja niimoodi, et kui see mul välja kujunes, ma mõtlesin, et peab olema mingi lahendus, kuidas selle toidu kehast välja saab. no ma ei lõika ju keha lahti. ehk siis mul tuli meelde, et lapsena ma ei talunud üldse bussisõitu. see ajas mind alati oksele ja emal olidki siuksed kilekotid tugevad kaasas minu jaoks, sest mul tekkis alati iiveldus sellest bensiinilõhnast. ja mul tuli meelde, et pärast seda oli nii hea kerge olla. pärast hiljem ma uurisin seda teemat, sain aru, et endorfiinid vallanduvad ka oksendades sarnaselt spordi tegemisele, mida ma ei teadnud loomulikult tookord, aga väga hea oli olla ja väga kerge. ja mul tuli meelde, et see protsess on küll õudne, aga see lõpptulemus oli tegelikult hea. ja ma ei teadnud, kuidas seda esile kutsuda ja ma oma arust olin siis hästi leidlik, võtsin hambaharja tagumise otsa ja sellega siis ärritasin kõri nii kaua, kuni siis see toit tuli välja. ja see oli väga kiirelt, kasvas väga hulluks. ma tegin seda juba 3-4 korda päevas ja see oli üks jube protsess kehale. keha läheb ju täitsa sassi selle peale ja see kestis mul päris pikalt, mitte nii intensiivselt, et 3-4 korda päevas, aga see bulimia iseenesest kestis mul vist isegi 10 aastat või väiksed pausid olid sees. aga see ei Ja takistanud seda kaalutõusu siis või, et kaal ikkagi tõusis või? ei, see ju takistab, sest see toidukogus, mis sa sisse sõid, ju siis väljub kehast. muidugi buliimikud reeglina näevad välja kas tavalise kehakaaluga või pigem natukene, võib-olla tiba ülekaalulised, aga pigem täiesti tavalise normaalse kehakaaluga, nad ei ole alakaalulised üldiselt. et kehast nagu ei saa aru, muidugi on seal tundemärgid, füüsilised teised tundemärgid, mille järgi saab aru, kas inimesel võib olla buliimia või mitte. aga, aga ja väliselt see ei paista üldse välja tegelikult. ja üldiselt buliimikud ka väga hästi varjavad seda. isegi lähedaste eest suudavad seda hästi varjata. et see siis tõesti oli võib-olla siis kõige hullem faas. jah.
no kuidas siis edasi süvenes või kulges, et mitu aastat kokku, ma saan aru, noh, et nüüd 10 aastat oled sa siis olnud vaba sellest ja siis üle 10 aasta natuke, ma praegu ei hakanud kokku arvutama, et see siis jah. jah, et kuidas see edasi süvenes, et oli see buliimia ja kas see muutus veel nagu ajas kuidagi? Ja see bulimia juba nüüd on juba natuke raskem kui lihtsalt ülesöömine või ülemaiustamine. Et isegi kui puudub nagu päris soov sellest lahti saada, sest ta täidab mingit funktsiooni, siis teoreetiline soov sellest lahti saada ikkagi on olemas, sest tekib hirm tervise pärast ja nii edasi ja nii edasi. Et siis, et sellest võitu saada, ma proovisin nagu nii-öelda mingit muud sõltuvust leida sellele asemele. Proovisin siis igasuguseid asju, alkoholi, isegi meelemürke. Tol ajal muidugi need retseptiravimid ei olnud nii kuum teema nagu tänapäeval, ilmselt oleks neid ka proovinud, kui oleks olnud kuum teema, tol ajal ei olnud. Ja siis ka suhtesõltuvus on ju, noh, sest kui sa armud ja kõik see epopöa, see ka korraks lükkab selle põhilise sõltuvuse nii-öelda tahaistmele. Et siis selle 10 aasta jooksul erinevatel perioodidel mul õnnestus kuidagi see sõltuvus nagu tahaplaanile saada, bulimia, kusjuures noh, kui ignorantne inimene ikkagi võib olla, et nendel hetkedel mulle kogu aeg tundus, et ma sain sellest lahti. Et kui mul tekkis mingi uus megasuhe, kus armastust oli noh, üle pea ja oli hea suhe ja tööl läksid asjad hästi ja olid noh, muud ained nii-öelda sees, eks, keemilised kasvõi nendest tunnetest, et siis see bulimia korraks kolis tahapingile ja oli näiteks paar aastat seal niimoodi latentne, aga mulle tundus, et ma sain sellest lahti. No see oli lihtsalt sihuke pettekujutelm, et siis jälle midagi muutus elus, suhe sai otsa, mingi muu elu muutus ja plaksti oli jälle bulimia platsis. Et siukseid nagu pause ma selle 10 aja jooksul sain, kus see ei olnud aktiivne, aga oli siis ikkagi mingil moel olemas alles. Ja olles siis teistega ka rääkinud, et vahel mõni saab lapsed ja see nagu justkui kaob ära või noh, midagi muud, aga see mehhanism ikkagi istub sees ja ootab niisugust sobivat hetke, millal jälle siis pakkuda ennast abimeheks sulle eluga toimetulemisel. Ja kui mõnel ka on ta nii-öelda nagu kadunud või jäänud siis päris pikaks ajaks tahaplaanile, siis harilikult on midagi muud nagu selle koha võtnud. Enamalt jaolt midagi muud ebatervislikku, paraku. see kipub olema jah, et kui on mingi sõltuvus, et ta lihtsalt asendub mõneks Ja, ajaks ja tundub, et ja on üle läinud, aga siis ongi täiesti. liialdamine, absoluutselt kõigega liialdamine. Et kas on siis töönarkomaania või ongi see suhtesõltuvus, et sa keskendud teisele inimesele, et siis sa ei tegele selle probleemiga vahepeal. Täpselt, täpselt. aga kas sa ise, noh, kui sul see bulimia jälle nagu hoogustus või nii, et kuidas sa ise nagu mõtlesid siis või kas sa tundsid ka sellist süütunnet kogu aeg või said, noh, kuidagi hoidsid eemale seltskonnast või kuidas see mõjutas sind? See eituse jõud on väga suur sõltuvustega inimestel tavaliselt. Et no kas sa jätsid näiteks mingi toreda sündmuse sõpradega ära, sellepärast et sa tahtsid õhtul oma meelistegevusega tegeleda, et näiteks, et kas see mõjutas sellisel määral ka? sellisel määral võib-olla hilisemas faasis, selles lõpufaasis, mis tuli siis 30-ndates, 20-ndates veel mitte. 20-ndates oli mul siis kõik kontrolli all selliselt, et tervis on ju ka vaata tugevam, on ju nooremana. et, et see oli pigem niimoodi,
noh, vahel vot, kellel ei ole sõltuvust endal kunagi olnud või tal ei ole seda, siis ta ei saa üldse aru, kuidas on võimalik, et inimene selliseid asju teeb. Et mul ka vahel ükskord küsis üks naisterahvas, kes tegelikult tegi intervjuud minuga sel teemal. Ma kirjutasin kunagi raamatu Valik oma sellest sõltuvustega maadlemisest ja selle siis intervjuu raames, ta tegi intervjuud, aga kuna ta oli vist ametilt psühholoog, siis intervjuu lõpus ta ikkagi küsis, aga kuidas see ikkagi võimalik on? Ja see nagu mõistmatus on, noh, ma saan aru, totaalne, aga ükski inimene ei tee seda ju lihtsalt niisama. Et tal on valida, kas vaatab natuke telekat või läheb oksendama toidu välja, et keegi ei tee ju sihukest asja lihtsalt niisama, et sellel inimesel peab olema sees terve rida põhjuseid, miks ta seda peab vajalikuks teha. Ja mul oli ka, ehk minu jaoks ei olnud üldse variant see kõrvale jätta. Aga mida ma siis, aga samas ma pidin ju ka toime tulema enda sees selle inimesega, kes seda teeb igapäevaselt. Ja kuidas sa toime tuled, ikka läbi eituse. Ja eitus on hästi tugev, see kestab tavaliselt väga kaua. Vahel öeldakse isegi siis kuni selle hetkeni, kuni enam hullemaks minna ei saa. Et kus see kellegi põhi on, see on erinev, aga noh, põhi ei ole väga kõrgel kuskil, eks. Et siis eituse jõud on selline, et sa teed selle teo ära ja lihtsalt viskad peast välja, nagu polekski teinud. Et see ei ole nii, et keegi ei suuda elada sellega silmitsi hommikust õhtuni, see ei ole võimalik. Ehk sa teed ära ja peast välja. Ja tagakuklas tead küll, et sul on probleem. Võib-olla, ma ei tea, 10%-lise arusaamisvõimega saad aru, et sul on probleem, aga 90% lihtsalt ei tegele selle teemaga. Tegeleb teiste teemadega, töö, suhe, sõbrad, kõik see, mis sa teed, see, mis sa seal siis nagu salaja omaette teed, see on nagu 7 luku ja riivi taga ka sinu enda jaoks, mitte ainult teiste jaoks. Ehk mis ma mõtlesin või kuidas ma ennast nägin sel ajal, minu jaoks oli lihtsalt toimetulekumehhanism ja toimetulekumehhanism minu enda psühholoogia jaoks. Ja mida ma mõtlesin, ma ei mõelnudki sellest. See oli siis 2010-ndates. Aga 30-ndates olukord muutus, ma ju isegi kolisin Eestist ära, et sellest lahti saada, sest mulle tundus, et ma pean midagi oma elus muutma, et see ära kaoks. Sest kuskil seal 29-aastaselt mul korraks avanes võimalus vaadata, et kuhu mu elu kujuneb, kui ma niimoodi jätkan. Ma nagu perspektiivselt vaatasin tulevikku, midagi ilusat ma seal ei näinud. Ja siis ma sain aru, et sellest tuleb lahti saada ja mulle tundus, et ma pean midagi muutma välimiselt oma elus, mida ilmselt ka väga paljud teised inimesed arvavad, et nad peavad tegema, eks. Ja mulle tundus, et ma pean muutma oma elukutset, ehk kui ma olin ärijuhtimist õppinud, turunduses, kommunikatsioonis töötanud, siis mulle tundus, et see lapsepõlve unistus õppida näitlejaks tuleb ikkagi ellu viia, et see kindlasti, noh, kui ma teen ju seda, mida ma päriselt tahan teha, et see kindlasti ju võtab ära selle halva asja. Ja läksingi suht hilja siis õppima näitlemist USA-sse, Eestis ju nii vanu ja Euroopas enam ei õpetata, ma olin siis 29 ja natuke üle 30, kui ma lõpuks läksin. Ja võtsingi selle tee ette ja õppisingi näitlejaks ja tegin kõik need sammud, mis on siis vaja teha seal, et hakata näitlejana tööle. Ja kõik teised sõltuvused kadusid tõesti ära üleöö, aga see üks jäi alles ja oli siis selle võrra tugevam. Nii et ja siis tulid 30-ndad ja siis läks olukord raskemaks. Tervis ei olnud enam päris selline, mis on 20-selt, väsimust hakkas tekkima päris palju, sihukest raskust ja mis iganes ilusaid asju mulle seal ennustati näitlemisõpetajate poolt ja helget tulevikku. Ma sisimas teadsin, et mul ei ole jõudu enam, mul lihtsalt ei ole jõudu seda asja sellisel moel läbi viia, nagu nii suures riigis on tarvis.
ja mul on nagu see sangpomm jala küljes ja kui ma sellest sangpommist lahti ei saa, ma ei muutu üheski valdkonnas sellisel tasemel professionaaliks, nagu mulle tundus, et võiks olla. ja siis kolmekümnendates ma hakkasin otsima lahendust. Alguses mul tuli meelde, et lapsena mind üldse toit ei huvitanud, et laseks söömise täitsa vabaks. Palju see inimene siis lõpuks ikka sööb? Ja lugesin ka ühte raamatut, mis oli intuitiivne söömine, et seal oli ka, et lase kõik vabaks ja kõik toidud, mis sa oled keelanud endal, lase just süüa endal neid ja küll see isu lõpuks ära kaob ja sõin siis hapukoort ja kartuleid ja praemuna ja mis, ma ei mäleta, võid ja mis kõik siis või sai ja oligi nii, nagu seal raamatus oli öeldud, et sõid, palju sa ikka sööd, kadus isu ära, aga mõned toidud, mille osas isu ära ei kadunud, siis ma avastasin. ja vot nende toitudega ma võtsin siis 2 või 3 kuuga 20 kilo juurde. ja siis mul hakkas küll õudne, sest ma sain aru, et see ei lõpegi ära. et seal ei ole piiri ees ja lõpuks jõudsin selle raamatuga ka lõppu ja seal lõpus öeldi, et aga kui sul on emotsionaalne söömine või söömishäire, siis ära seda tee see oli natuke hilja seda sealt raamatu lõpust lugeda. ja siis mul olid need 20 üle kilo ja täielik ahastus, sest ma nägin, et piiri ei ole. ja see oli siis võib-olla selline murdepunkt mu elus, kus ma tegin Eestis ka ühte telesaadet ja muidugi oli näha, et mu kaalutõus on niisugune järsk suur olnud ja siis ka pakuti mulle sealt lähikonnast, üks pakkus mingeid tablette, mis ta oli kuskilt siis ravimid, on ju, millega saaks seda ohjeldada, keegi pakkus psühhiaatri või psühholoogi abi, tablette ma ikkagi ei võtnud tookord vastu niimoodi noh, tuttava käest, aga psühholoogiga ma olin isegi valmis kohtuma, aga see on Eestis päris tuntud psühholoog, aga ta ütles, et ta ei võtagi mind jutule, sest ütles, et meil ei ole edulugusid sinusugustega ehk siis buliimia osas abi, noh, päris abi ei ole pakkuda. ja see oli mõnes mõttes tõenäoliselt hea, kuigi ma olin päris solvunud sel hetkel. see oli vist päris hea, sest ma läksin teistele radadele. keegi soovitas mulle siis USA-s üles otsida nii-öelda need endasugused ja ma sain aru, et ta peab silmas neid 12 sammu programme, kus on need anonüümsed alkohoolikud ja anonüümsed ülesööjad ja nii edasi ja see tundus mulle täiesti võigas mõte sel hetkel. aga saabus hetk, kus ma olin siis ikkagi niimoodi põlvili surutud, et mul oligi valida, kas tõesti sõna otseses mõttes enesetapp või siis ma hakkan asja parandama. et niisugune hetk saabus mu elus ja siis ma läksin internetti ja otsisin üles need endasugused ja tõi ikka pisara silma küll, kui sa kuuled, mehed, naised, noored, vanad, igasugustest rahvustest räägivad täpselt sedasama lugu, mis mul on olnud. ja ma läksin siis sinna rühma ja ma väga pikalt sellel programmil ei peatu sel põhjusel, et see töötab, see lubadus, mis nad annavad, et sa saad oma elu ohjad enda kätte tagasi, see töötab. aga nad ütlevad, et sa ei saa sellest kunagi lahti. et see jääb sul elu lõpuni. aga kui sa järgid neid samme seal ja neid tööriistu, mis seal on siis 12 sammu, mis on väga põhjalik töö iseendaga ja tööriistakast on ka päris korralik, et kui sa neid kõike kasutad, siis sa saad oma elu kontrolli alla. ja mina olin 2 aastat seal programmis, ma kasutasin kõiki neid tööriistu ja ma sain oma elu kontrolli alla, aga bulimia muidugi jäi alles, ta lihtsalt ei olnud aktiivne, sest ma olin siis teatud piirides, eks. ja olles seal programmis, see oli siis New Yorgis, seal oli teisi ju ka, ma nägin teisi inimesi ka, kes hakkasid otsima ikkagi seda lõplikku lahendust, et saaks ikkagi lahti sellest. ja osad pöördusid siis jooga poole, osad pöördusid mingi, ma ei tea, kristluse poole, osad pöördusid, ma ei tea, budismi poole, et kas on olemas mingit sellist distsipliini või viisi maailmas, mille abil saaks sellest täitsa lahti.
ja mina leidsin selle siis tegelikult Eestist. See ei ole küll, ta küll baseerub joogal, aga ta ei ole selles mõttes noh, jooga otseselt, pigem see ongi nagu seal programmis olid tööriistad, see on ka teadmiste ja tööriistade komplekt, millega ei tehta siis ainult enesereflektsiooni, et seal programmis oli rohkem niisugune enesereflektsioon, oma nagu sisemuse väljapoole pööramine, et sa saaksid aru, mis su tees toimub, et sa saaks aru, et sa ei tule sellega toime ja et sa leiaksid siis mingisuguse niisuguse nagu endast suurema nagu nähtuse maailmas, mis iganes see sinu jaoks on, millele toetuda. Et natuke niisugune nagu spirituaalne muutus on siis see, mis seal nagu noh, millele see siis nagu toetub. aga ta ei eemalda seda, aga siis see, mis ma siit kodumaalt leidsin, on sisemiste võtete komplekt, mis ei ole küll loodud sõltuvuste jaoks, aga millega minu kogemuse põhjal saab siis edukalt ka sõltuvusi lahti muukida. ja see on rohkem selline nagu, et kui seal programmis oli rohkem nagu oma sisemuse avamine endale, sellest arusaamine ja sellega rahu tegemine, võib-olla isegi selle jagamine mõnele usaldusisikule ehk niisuguste nagu saladuste elimineerimine ja oma siis patutegudega rahu tegemine ja siis mingile kõrgemale jõule toetumine, mis iganes see sinu jaoks siis kellegi jaoks täpselt on, siis see meetod, mida ma täna kasutan, on võib-olla pragmaatilisem, et kõik need psühholoogilised põhjused, mis siis sees on, mis panevad neid asju tegema, mida me teame, et ei ole õiged, head, aga me ikka teeme neid, siis nendel põhjustel on oma mõju ja ma juba enne loetlesin ka neid, see mõju on kas ma ei tea, kurbus, ärevus, ebakindlus, viha, pettumus, nii edasi, et nendest mõjudest vabanemine, nende mõjude alt vabanemine on andnud tulemuseks selle, et see mehhanism kaob ära, mis justkui vajab seda sõltuvust. et see vajadus kaob ära. ja kui seda vajadust ei ole, siis ei ole vaja ka enam midagi piirata, sest pole midagi piirata. et see on see, mille ma siis avastasin, loomulikult ma siis ka ju jätsin selle teise programmi pooleli, sest see uus avastus oli tõhusam. aga see, millest sa praegu räägid, et see oligi siis see practical consciousness või? ja see ongi practical consciousness, et tookord tal oli teine nimi, oli teadliku muutuse kunst, aga, aga, aga nüüd jah, on siis see teine nimi ja noh, olles nüüd seda ju nii pikalt praktiseerinud ja näinud, teinud tööd inimestega, näinud seda kõike nüüd natuke teise nurga alt, et tookord seal programmis ma nägin seda rohkem selle nurga alt, et see on mingi paratamatus, see on su sees, mida varem sa lepid sellega, et see on su sees ja sa ei suuda sellega midagi teha, seda parem. ja nüüd leiad lihtsalt viisid, kuidas sellega diilida, kuidas sellega igapäevaselt toime tulla, nii et su elu on korras, aga see asi istub su sees. siis see asi, mis meil sees istub, ütleme, noh, mina räägin enda kogemusest ja sellest, mida ma olen kuulnud ja näinud teiste inimeste puhul, kellel on sama asi, et see ei ole nagu meditsiiniline kogemus ega see on nagu kogemuspõhine, ütleme siis see minu teadmine. et nagu me ka alustasime, et iga inimene tuleb tõenäoliselt toime mingi ühe niisuguse keerukusega elus. noh, ütleme niisugune näide, et täiskasvanud inimesed, pere, eks, juhtub niimoodi, et ema koondatakse, isa koondatakse ja lapsel avastatakse mingi keeruline haigus. et kui oleks ainult niimoodi, et ema koondatakse, ma arvan, see naisterahvas seal ja see pere, kõik tulevad ilusti toime sellega, eks. elu raskus, aga mängime ümber asjad ja saame hakkama. kaks raskust, ema koondatakse, isa koondatakse, juba on natuke keerulisem, juba on pinged suuremad
juba on panused kõrgemad, juba on noh, emotsionaalne ebakindlus, kõik on palju sügavam, eks. Ja paneme, lisame sinna veel selle kolmanda sündmuse, et laps jääb haigeks raskelt. No siis ma arvan, on juba päris emotsionaalne laastatus selles perekonnas. See on juba väga keeruline olukord. Et see on ju isegi täiskasvanutele keeruline. Aga võtame nüüd inimesed õrnas vanuses, lapsed, teismelised, kahekümnesed on ju ka veel päris sellised, kes alles õpivad tegelikult seda täiskasvanute elu tundma. Et kui sellises õrnemas vanuses juhtub ka mitte siis nagu üks eluraskus, vaid mitu, noh näiteks kasvõi niisugune näide, et see nüüd ei ole küll minu näide, noh, ütleme hüpoteetiliselt kellegi näide, et näiteks oled seal mingisugune hilisteismeline, oled seal võib-olla spordimeeskonnas ja noh, sport on sinu jaoks mingi oluline väärtus, mida sa siis teed ja sealt tuleb kuidagi siis selline kommentaar, et sa oled ülekaaluline, on ju. Okei, et see ei tähenda ainult, et see on kommentaar välimuse või ego pihta, see on kommentaar selle väärtuse pihta, mis sinu jaoks mingit rolli mängib elus, näiteks sport. Et okei, niisugune kommentaar tuleb, selleks sa saad võib-olla hakkama, aga ütleme, et siis samal ajal tuleb ka mingi reetmine, mingi, ma ei tea, parima sõbra poolt, keegi reedab sind, vot need esimesed reetmised on ju noortel väga rängad, nad ei teagi, et niisugune asi üldse eksisteerib, siis ta elab seda läbi ja võib-olla siis ka ma ei tea, kaotab ühe vanema või peres on lahutus või midagi juhtub õe-vennaga või kolitakse teise riiki, et mida ma olen enda elu puhul vaadanud ja ka siis nende inimeste puhul, kellega ma olen töötanud, et kui tuleb niisugune pakett eluraskusi, et ei ole ainult üks, vaid kaks-kolm, siis paraku ma olen väga, noh, polegi vist näinud kedagi, kelle psühholoogia oleks nii tugev, et ta tuleks sellega niimoodi stoiliselt toime, et ta ei pöörduks mingisuguste ainete või tegevuste poole, mis aitavad siis seda natukene leevendada. Ja lihtsalt noortel on see, et kui täiskasvanud tabab niisugune pakett, siis ta võib-olla ei hakka kommi sööma, sest täiskasvanu saab minna osta konjaki omale või ma ei tea, retseptiravimeid kuskilt, eks ju, rohkem sisse võtta. Aga lastel on need valikud ju piiratud, et neil tavaliselt ju ongi siis ainult need magus, arvutimängud, ma ei tea, mis seal veel on, sotsiaalmeedia, et neid vahendeid on vähem, mida hakata siis kuritarvitama või üle tarbima. Et seetõttu siis see söömine on niisugune asi, mis väga sageli on ikkagi midagi juba tutvust on tehtud varem kui täiskasvanu eas. võib vist öelda, et sa vastasid ära mu küsimusele, et mida ma tahtsingi küsida, et kui nüüd tagasi sinna alguse juurde natuke oli juttu, on ju, et mis siis sinu puhul see nii-öelda juurpõhjus oli, miks need sõltuvused olid ja põhiline see söömishäire ja mida sa ka klientide puhul näed, et mis noh, näiteks konkreetselt söömishäire puhul siis, et mis see põhjus seal taga on ikkagi sageli, et siis kas see ongi nii, et see on mingite erinevate elusündmuste kompott siis, nagu sa nimetasid, või et ei olegi mingit ühte kindlat mingit asja seal? Jah, ühte kindlat asja ei ole, mida ma küll, noh, see ei ole nüüd minu kogemus ja mul ei ole ka väga palju kogemust teistega selles valdkonnas, mõned siiski on, et, et see on kas mingisuguste suurte elumuutuste või eluraskuste komplekt, mis tuleb niimoodi samal ajal niimoodi nätaki, 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 eks ju, või on üks ränk asi ja sageli see siis on kas mingisugune seksuaalne kuritarvitamine või väärkohtlemine, et see siis on küll võib-olla noh, ei ole komplekt, aga on üks niisugune eriti ränk asi pelgalt, mingisugune. pelgalt sellepärast, et kellelegi nüüd õrnas eas, teismeeas näiteks on tehtud kommentaar tema välimuse või kehakaalu kohta, et sellest võib ka tekkida selline söömishäire või pigem mitte. Äh, pigem, pigem niimoodi, et see soodne pinnas tekib mitmest faktorist. Et see üks kommentaar võib jääda meelde
Ja sageli kui ma räägingi, siis keegi ütles, näed, vanaema ütles nii või keegi ütles nii, aga sellest ühest asjast on vähe. Et midagi pidi veel toimuma. kinnitama seda nagu, jah, Ja jah. et kas seal siis oli, noh, issand jumal, mida võib küll peres valesti minna, see on lugematul arvul asju, eks ju. Mitte ainult peres, vaid ka hoovis, lasteaias, koolis. Et see on miiniväli ju, kui noor inimene astub ellu, et keegi ei suuda kaitsta teda kõige eest. Ja elu ei olegi tegelikult ju selline, et elu ei ole alati lillepidu. Et seetõttu lihtsalt mitmete äraspidiselt sobilike faktorite kokkulangemuse tulemusel on minu kogemuse põhjal see kujunenud ja panna sõrme peale ühele asjale, et noh, näed, see tegi, on keeruline, sest me ju isegi osasi asju ei mäleta või oleme niimoodi kuidagi oma mälust kuskile sinna taha soppi lükanud. Et see on pigem komplekt asju ja, aga kui tahta nagu lihtsat vaadet võtta sellele, siis need kõik asjad on seotud psüühikaga. Ehk siis see, kuidas me oleme reageerinud sellele, mis on meiega toimunud. Sest üks kommentaar ühele ei tekita mitte midagi, aga teisele tekitab, ma ei tea, elupõlise trauma. Ehk meie psüühika on reageerinud mingitele asjadele vastavalt, sest nad on tabanud meie väärtusi või enesehinnangut või minapilti. Miks see minapilt nii habras on meil, ma ei tea. Ega ta väga tugev ei ole ju peaaegu mitte kellelgi, lihtsalt osad näitavad välja, et see ei häiri neid, aga inimesi häirivad väga väiksed asjad, rääkimata suurtest. Et see lahendus oleks, noh, vaata, kui meil on immuunsüsteem nõrk, eks ju, viirused liiguvad, mõnele jääb külge, mõnele ei jää külge. Et kui immuunsüsteem on nõrk või immuunsus on all, siis see pinnas, see viirus saada on soodsam. Et samamoodi siis noh, psühholoogilised protsessid, võib ka öelda psühhoviirused, et kriitika või kiusamine või noh, mis iganes, millega me kokku puutume, et kui seal on soodne pinnas, siis ta mõjub rängemalt. Kui seal ei ole soodne pinnas, siis öeldakse, et see inimene on psüühiliselt tugevam, aga noh, väga tugev meist ei ole vist mitte keegi, et kui noh, vaadata, mis inimesi solvab, kui väikeste asjade peale me ikkagi solvume, mitte ainult lapsed ja noored ja naised, vaid mehed ja pensionärid ka, et siis see juba näitab, et see ei ole noh, meie selline ühiskondlik tugevus ja noh, kui räägitakse ka, et vaimse tervise probleeme tuleb ainult juurde ja nende ulatuslikkus kasvab, et siis siit võib tuletada, et noh, lahenduseks ei ole hermeetiline elu, kus sa kaitsed ennast igasuguse väärkohtlemise eest, vaid lahenduseks on oma psüühika mõttest tugevamaks muutumine, mis ei tähenda allasurumist ega ignoreerimist ega vältimist või tühistamist, vaid seda, et noh, nüüd ma räägin jälle enda kogemusest, et kui näiteks kaotad töö, tekib ebakindlus, tekib hirm, tekib ärevus. noh, hea näide oli tegelikult Covid. Tõi välja siis, kui tugev see meie psüühika on. Et siis oli näha, et osad tardusid, nad ei suutnud üldse tegutseda enam, aga osad ikkagi suutsid nagu kainemalt vaadata, analüüsida, käiku vahetada, midagi muud teha. Et selles mõttes nende mõjurite, selle mõju eemaldamine või mõju alt välja saamine, mis siis meid psüühiliselt nõrgaks teevad, on minu meelest väga oluline ja see on see, mida ma olen teinud ja mis mind on aidanud. Ma ei saaks öelda, et ma olen nüüd, ma ei tea, 5+, aga sõltuvused on kadunud. mõned nagu jäid tood-, mainimata, et mul oli tegelikult ka korralik töönarkomaania ja suhtesõltuvus ja tegelikult siis ka sõltuvus
sellistest depressiivsetest meeleoludest, et need ka on siis kõik juba ka ammu läinud. Mhm. Et tol korral, kui see psühholoog vastas niimoodi, et sellele ei ole ravi, selle buliimiaga meil pole midagi teha, siis tegelikult sellega nagu otseselt ei peagi midagi tegema, vaid proovima just kaevuda sinna sügavamale, kus see põhjus võiks olla, mis käivitab seda ideaalis, sümptomit. mina teeks ideaalis nii, see oleks nüüd ideaalmaailm. Paraku on niimoodi, et kui inimesel on buliimia, siis ta kehalised protsessid on täiesti pea peal. Samamoodi nagu alkohoolikul või narkosõltlasel. kehalised protsessid on pea peal, nad ei ole enam normaalsed. Ehk siis ehk esmalt tuleb ikkagi selle sümptomiga tegeleda, enne kui saab hakata sügavamale kaevuma. ma kirjeldan, mis oleks ideaal. ideaal oleks see, et kui on selline sõltuvus, kus keha on pea peal, siis ideaal oleks see, kus inimene saabki kuskil kontrollitud turvalises keskkonnas läbida võõrutuse, no, mingis kliinikus või siis haiglas, läbida võõrutuse, aga samal ajal saada ka sellist nagu õpetust, mida teha nende emotsioonidega, et hästi palju tegeletakse kognitiivse osaga, et kuidas ikka paremaid mõtteid mõelda ja mitte nii mõelda ja naa mõelda. aga need impulsid, mis ajavad sõltuvust käitumist tegema, ei ole ju, need on ju jõud. See on see jõud, mis tõmbab, sisemine sund, sisemine tõmme, me kogeme seda oma keha sees. see ei ole üldse mõtete tasandil, mõtted muidugi kaasnevad ka, aga see tõmme, see iha, see kihk, see kirg, see soov, see tahtmine, see tõuge, see sund on, see ei ole mõte, see on emotsionaalne tasand. see on isegi energiliselt ju kogetav. ma mäletan nii hästi, kui ma hakkasin siis seda practical consciousness'i tehnikaid kasutama. algaja olin alguses ja olin külas lähedasel ja olime just söönud ja ma läksin teise tuppa ja istusin seal teises toas ja vaatasin, et jälle tahaks süüa ja midagi magusat ja moosisaia ja võiga ja siis vaatasin, mis siis toimub. istun, on ju, mis paneb mind praegu siit kööki minema? keha ei pane, keha ei liigu ju, kui ma ise püsti ei tõuse. mõte ei saa ju mitte midagi teha, kui seal ei ole emotsionaalset jõudu taga. ehk mul on need mõtted peas, aga see kogetav, empiiriliselt, isiklikult kogetav tõuge või tõmme on minu keha sees. see ei ole mul peas mõtetes, ma oma kehas kogen, mingi vääramatu jõud tõmbab mind sinna kööki. see on tõmme, see on kogetav tõmme. ja siis ma vaatasin, et okei, see tõmme nüüd ongi siis see emotsioon. ja tookord ma osad vabastasin, aga osasid ei jõudnud, ikkagi läksin sinna kööki. et see on niisugune protsess, sest kui see jõud on juba üle võtnud, siis sa juba pigem tahaksidki süüa, enam mitte mingeid tehnikaid kasutada, vaid tahaksidki süüa, et seetõttu soovitus on siis tegeleda selle jõuga siis, kui ta on veel hästi pisike ja nõrk. et kui ta ei ole juba selline, et sul on juba jope seljas ja kõnnid on ju toidupoe poole, vaid pigem selline, kus tekib see esimene kerge nagu tahaks midagi. et siis on sellega lihtsam tegeleda kui see, kui ta on juba haaranud sind. laine on juba sisse mässinud. et ideaal oleks siis jah, et keha võõrutus tegelikult ju käib kiiresti, et mis need alkoholist vist 2 nädalaga, mõned narkootikumid võtavad kauem aega, suhkrus pakutakse erinevaid, ma ei tea, 3-4 päevast kuni 30 päevani vist või kohvi võõrutus, no ühesõnaga, mis iganes ained, keha ju on võimeline võõrutuma. aga kui keha on võõrutatud, siis kehalist vajadust enam jah ei ole, psühholoogiline vajadus on ju täielikult alles. ja see ongi see põhjus, miks inimesed, kui nad lõpetavad dieedi või tulevad sealt kliinikust või haiglast, midagi ei ole ju kadunud, seesama asi on ikka alles, see sund on alles, see mehhanism on alles. kasutada seda
kahjulikku asja selleks, et leevendada midagi veel hullemat enda sees. aga, aga noh, meil ei ole ühiskonnas tegelikult täna veel sellist mudelit, seda ideaali ei ole veel, et seetõttu kui kellelgi on väga hull bulimia, ma ikkagi soovitaksin minna psühhiaatri juurde haiglasse, sest kuigi otsest ravimit ei ole, mis selle ära raviks, on ravimid, mis leevendavad ja annavad natuke sellist nagu hingamisruumi. Ma ise ei ole seda läbinud, aga ma olen suhelnud inimestega, osad ütlevad, et ikkagi said leevendust, osad ütlevad, et ei aidanud midagi, aga noh, osad ikkagi saavad leevendust, et mingisugused lahendused ju on. Aga ma soovitaks kasutada seda, mida meditsiin pakub ja täiendavalt õppida ära, mida teha oma emotsioonidega. õppida see täiendavalt juurde ära, sest muidu see mehhanism lihtsalt teiseneb ja pärast avastad, et oled endiselt Titanicu peal, istud küll teise tooli peal, aga laev on ikka põhja suunas. nii et et esimene samm oleks siis ikkagi mitte toitumiskava, vaid pöörduda psühholoogi poole või psühhiaatri poole, kus on tegelikult ka inimesed kurdavad, et meeletud järjekorrad ju. no kui järjekorrad on suured ja löögile ei pääse, siis no toitumiskava ei aita, sest no, keegi ei suuda sellest kinni pidada. Mm, ütleme, kui ei saa löögile psühholoogi, psühhiaatri juures, siis mina soovitaks harida ennast emotsioonide osas, et saada aru, millega inimene silmitsi seisab, kui tal need sunnid ja kired ja kihud ja tungid ja ihad sees on. sest need, mis ma nimetasin, on kõik emotsionaalsed reaktsioonid. Põhimõtteliselt see ongi see, mida practical consciousness siis teeb või õpetab oma just emotsioonidest aru saama ja neid siis juhtima või. nendest aru saama ja nende mõjust vabanema. Et näiteks kui sul on solvumine hinges, eks me ütleme niimoodi, tegelikult me tunneme tavaliselt solvumist siin ja sul on kujunenud välja selline mehhanism elus, et nii kui sa solvumist tunned, sa hakkad kohe sööma, siis selle asemel, et kohe sööma hakata, registreerid ära, ahaa, kuidas ma ennast tunnen, okei, nii sa koged ju seda emotsiooni, see on ju kogetav. ja sa saad aru, et nüüd sa oled selle kogemuse mõju all. see on see, mis paneb sind sööma, niimoodi sa oled elus ära õppinud. ja et selle mõju alt välja pääseda, on võimalik siis rakendada tehnika sisemine võte, mille tulemusel see mõju hajub ära, sul pole enam seda mõju ja kui seda mõju pole, pole ka sundi seda vana harjumust teha. et põhimõtteliselt siis on võimalik ära õppida see viis. ma näen, et sa oled pannud siia lingi sinna minu sellisele väiksele kodulehele, et sealt saab muidugi juurde lugeda selle kohta, aga ma võib-olla teen siis ühe raamatu soovituse ka, kui tohib. Väga hea. Et võib-olla veel ligipääsetavam, muidugi ma tean, et tänapäeval eriti raamatuid ei loeta enam, aga noh, mõned ikka loevad. et ongi siis see, issand jumal, ma vist ei saagi seda näidata. natukene sättima jah, et nii, teadvuse praktiline kasutamine, selline raamat. teadvuse praktiline kasutamine ja sealt siin Hanna küsibki tehnikate kohta, et tegelikult selles raamatus on olemas need tehnikad. ja kui keegi tunneb huvi, siis Youtube'is mul on ka webinare, kus ma õpetan neid tehnikaid, aga ma ütleks niimoodi, et raamat ja webinarid, nad annavad küll selle maitse suhu, ehk sa saad selle tehnika ilusti ära õppida, sa saad seda kenasti rakendama hakata ja neid tulemusi ja seda mõju kogeda. aga kui tahta nagu 1-0 teha selle mis iganes siis sõltuvuse või muu mustriga, siis minu puhul toimis ikkagi see, et ma õppisin selle meetodi täiesti ära ja võtsin selle kasutusse ja ikkagi reaalselt ka kasutasin seda. et see töö iseendaga, et see tuleb ikkagi ära teha minu kogemuse põhjal, et seda lihtsalt nagu kuulamine või paar korda proovimine, et sellest jääb väheks, et see on natuke nagu viiulimäng, et kui sa tahad viiulimängu selgeks saada, siis natuke tinistamist ei aita, et siis tuleb nagu trenni teha, lihtsalt tulebki
mängida seda viiulit siis nädalas mõned korrad. ja ma panengi ja veel aega. siia chati panen teile ühe lingi veel, et tegelikult meil tulebki Aigiga koos fookuspunktis ka üks selline töötuba, kus siis saab nii-öelda maitsta seda practical consciousness'i natukene, et saab rohkem aimu, et mis see siis on. ja seal siis saab määratleda või jõuab nagu arusaamiseni, et kas on tegemist tõsise mingi söömishäire või sõltuvusega või mis see siis on, on ju. Et sa, Mhm. ma saadan pärast osalejatele järelmeilis ka need infod ja raamatusoovitused, midagi siis kaotsi ei lähe. Et Mhm. me oleme praegu tublisti juba ka üle aja läinud, aga ma tahtsin veel küsida, et inimese siis läbi inimese silmade, kes tahab enda lähedast aidata või on märganud näiteks enda lapse puhul või õe või kelle iganes puhul, et tal on söömishäire või mingi sõltuvus, et sina oled olnud seal kohas, sa tead, mis tunne sellel inimesel on, mis ta mõtleb, et mida sa ütleksid sellele lähedasele, et mida kindlasti ära tee või, või kuidas see siis pigem saaks aidata? Üks, mis on hästi ahistav ja mida ilmselt peetakse muretsemiseks ja abistamiseks, on siis sellel sõltlasel seljas elamine selle teemaga. ja see on natukene surnud ring, selles mõttes surnud ring, et lähedased ju õudselt tahavad, et inimene saaks lahti sellest. Nad ju tahavad, noh, kellel on joodik kodus, ütleb, et ära joo, on ju, valab tal pudelit tühjaks, kui leiab jälle ja jälle sa jõid ja siis kellel on see söömishäirega teismeline kodus või noor, et kuule, kapp on jälle tühjaks söödud ja kas sa täna jälle oksendasid ja kuule, ma tundsin seda lõhna tualetis ja sa oled vist täna jälle seda teinud ja millal, lõpeta ära, ära söö nii palju, söö nüüd normaalseid asju ka, noh, ühesõnaga, et seda on peaaegu võimatu mitte teha, sest lähedased tahavad, et asi muutuks. Nad tahavad, et lähedasel läheks elu paremaks ja neil läheks ka elu paremaks. kõik tahavad, et kõigil oleks hea. aga see ei aita, ta valab õli tulle, sest ta tekitab sellise nagu meist kellelegi ei meeldi, kui keegi teine tahab hakata meid muutma. Et selline, nagu sa oled, ei sobi, ma tahan, et sa oled nüüd teistsugune ja jumala eest ole teistsugune, muidu 3 punkti. see on väga ränk. aga mida siis teha? et mis see siis alternatiiv on, et lihtsalt vaatad pealt seda rongiõnnetust? see ju ka ei ole, eks, lahendus. et seetõttu niisugune aeglane tee on väga ebamugav tee, aga ega siin noh, muud teed ei ole. on et see, täiskasvanuna sa võib-olla saad veel ulatada seda infomaterjali, et ta noh, küll ta noh, kui ta leiab, et on õige aeg, et ta siis teeb midagi, ja võtab ette, annad just talle selle niidi otsa, aga kui see on sul oma laps näiteks, et siis ei ole niisama lihtne, et ma annan talle info ja siis vaatan, mis edasi saab, et siis ikkagi just noh, ruttu tegutseda. aeglane, jah, aeglane tee ongi selline, et ma saan aru, et kui laps on alaealine ehk ta on alla 18 aasta vana, siis vanemad ikkagi viivad ju arsti juurde ja ka haiglasse ja aga on toodud ka minu kursusele isegi nutisõltuvusega üks 13-aastane tüdruk ise kurtis oma isale, ütles, et tal on nutisõltuvus, ta tahab abi saada ja tuli kursusele, sai abi, kuigi see on täiskasvanute kursus, aga on ka noori käinud. aga seal on siis see, et kas noor noh, tahab lahti saada sellest või ta ei taha. ja samamoodi on arsti juures, et kas ta sunniviisiliselt on seal või ta tahab lahti saada või ta ei taha. ja nagu ma alguses rääkisin, see küpsemine sellesse vaasi, et inimene tõesti tahab lahti saada, võib võtta aega. ehk kui jätta korraks lapsed kõrvale, sest see on tõesti väga valus teema, et lastega on ju niimoodi, et noh, alaealised siis noh, ikkagi vanem saab ju teha seda, mida tema õigeks peab, et siis tavaliselt viiaksegi arsti juurde või kui keegi usaldab, siis koolitusele. mida ma olen küll nüüd viimati tegema hakanud, on kogemusnõustamine, sest ma saan aru, et kõik ei ole valmis mingit meetodit ära õppima ja seda iga päev rakendama hakkama.
et pigem see on niisugune aeglane tee, kus inimene tahab võib-olla selle asja kohta rohkem ennast tundma õppida, selle sõltuvuse kohta rohkem teada saada, et niisugune nagu aeglane valmis küpsemine, et seda ma olen hakanud tegema, ma küll ei võta väga palju inimesi oma jutule, sest see ongi pikk ja aeglane protsess. ja ma ei taha nüüd öelda sellesama psühholoogi sõnadega, et edukogemusi on vähe, aga neid inimesi, kellel on sõltuvus ja ta päriselt tahab sellest lahti saada, ikkagi on vähem kui 50% nendest, kes tulevad. nii et, aga ma teen seda, et kui keegi tahab, ma teen seda, võib minuga ühendust võtta. aga kui jätta lapsed kõrvale ja võtta täiskasvanud, et kui kellelgi on 18-aastane või 19-aastane või elukaaslane või siis boyfriend või girlfriend, et siis mida saab teha, on tõesti anda soovitused, uurida natuke, anda soovitused. ja neid soovitusi saab anda siis 2 korda, sest 3. kord on juba manipuleerimine. vähemalt mõjub niimoodi, et 2 korda saab anda soovitusi ja siis tuleb aru saada, et sellel inimesel on oma elusaatus, tal on oma pakett, tal on oma pagas. ja siis on lihtsalt see küsimus, et kas sa oled nii tugev, et sa tuled toime seal kõrval elades. kas sa oled nii tugev, et sa tuled toime, et seal kõrval elada, või sa ei ole nii tugev. ja üldiselt ju enamus ei ole. ja noh, kui on boyfriend või girlfriend või elukaaslane, siis on noh, lihtsam võib-olla, eks ju, valida teine maastik enda jaoks. aga kui on laps ja ta on täiskasvanud, ütleme siis alates 18-aastasest, siis noh, mida ma olen kõrvalt näinud, et kui noor ei ole veel valmis sellest lahti saama, siis vanemad algus püüavad, noh, kõik on ju, teevad kõik need vead ka ja survestavad ja nii edasi, aga lõpuks ikkagi jõuavad arusaamisele, et see on selle inimese noh, enda tee siis. ja kui tal see nii-öelda, need isiklikud põhjad on ju ka väga erinevad, et noh, mõne jaoks on võib-olla mõne, ma ei tea, alkohooliku jaoks põhi on see, kui ta purjus peaga sõidab kellegi auto alla, eks ju. võib-olla kui ta kaotab pere, kogu pere kolib minema, võib-olla see on põhi, aga võib-olla see ka veel ei ole põhi. aga mõne teise inimese jaoks õnneks põhi ei ole nii sügav. minu jaoks oli põhi see, kui mul tekkis valik, kas elada edasi või mitte. et see oli minu jaoks põhi, kui mul tekkis see dilemma. see oli minu põhi, et ma ei olnud veel midagi hullu jõudnud teha, ei endale ega kellelegi teisele. aga noored on uus ja helgem, kergem põlvkond, et võib-olla neil on põhi midagi muud, kui neil tekib hirm oma tervise pärast või kui nad avastavad mingi tervisega seotud asja, et loodetavasti siin niimoodi vana aasta lõpus ja uue aasta alguses ma soovin väga madalaid põhjasid kõigile, keda see teema isiklikult puudutab, et siis anda infot 2 korda, aga niimoodi rahulikult, mitte emotsionaalselt. see peab olema hästi rahulikult ja hoolivalt antud, ehk see peab olema strateegiliselt läbi mõeldud, millal ja kuidas sa seda teed, mitte niimoodi ei purtsata välja, eks ju. ja mis veel, mida tehakse, on selline intervention ehk sekkumine, kus lähedased tulevad kokku, näiteks 3, 4, 5 inimest. noh, 2 on liiga vähe, võib-olla head sõbrad, need inimesed, keda see inimene armastab ja usaldab. ja nad koos tulevad kokku ja nad koos avaldavad oma muret selle teema üle, et seda noh, võib-olla saab guugeldada, kuidas teha ilusti. et ükski nendest abidest ei tohi olla emotsionaalne. nii kui see abi on emotsionaalne või reaktsiooniline, siis see on nagu pigem halb. see peab olema rahulik, läbimõeldud, hooliv, tolerantne, mitte hinnanguline ja tolerantne selles mõttes, et sa ei nagu määri pähe midagi ja siis annad infot ja samas oled olemas, ei survesta, aga oled olemas ja noh, ma mõtlen, et siin tasub täitsa ennast harida, milline on see õige käitumine sellise inimesega ja kui palju peaks teda aitama, sest siin on ka piir, kus hakkab võimaldamine, sõltuvuse võimaldamine, millal abi muutub võimaldamiseks. et siin tuleb täitsa ennast harida
ennast kurssi viia või siis lihtsalt valida teine maastik enda jaoks, aga noh, lapsevanem ei saa ära kõndida, elukaaslase juures saab ära kõndida. aga kui sa ära ei kõnni, siis tuleb ennast harida, et seal vastu pidada ratsionaalselt ja optimaalselt ja kindlasti ka tegeleda enda emotsioonidega, sest me võime küll mõelda, et me jääme rahulikuks ja stoiliseks, aga kui on lähedased, siis see on ju kõige hullem kraam tavaliselt ja ikkagi meil tekivad need reaktsioonid ja süüdistamised ja hukkamõist ja nõudmised ja ultimaatumid, et see kõik valab õli tulle, et seetõttu see enda enesehool on hästi oluline niisuguses olukorras, kui sa jääd sellesse olukorda. Ja see on ka see, millega siis me fookuspunktis proovime olemas olla teie jaoks ja tuge pakkuda just sellele inimesele, kes seal kõrval on. jah, Aga just. jah, täna me oleme nii palju üle aja läinud, et kui tänane teema väga puudutas kedagi, siis palun kindlasti tule edasi sinna töötuppa 14. jaanuaril ja saab minna selle teemaga rohkem süvitsi. Ja siis Aigi räägib täpsemalt, kuidas see practical consciousness käib. Aga tänaseks siis suur tänu sulle, Aigi, et sa tulid. Ma tean, et sul on väga tihe graafik, et ma olen ammu juba tahtnud kutsuda sind siia rääkima. Suur tänu sulle oma loo jagamise eest ja aitäh kõigile, kes kuulasid, kes järele kuulavad, et kindlasti siit saab midagi, mis on abiks endale ka. aitäh, et sa kutsusid ja aitäh selle võimaluse eest. aitäh osalejatele. Nägemisteni siis taas. Nägemist.